Ma kõndisin jälle, sama maailm, sama taevas. Aga mu pilk oli teine, sest minus oli vaikus, mis ei otsinud enam, vaid kuulas. Punane köis, nüüd mitte mu randmetel, vaid mu südames õrn, nähtamatu side, mis meenutas, sa oled valinud jääda ärkvele. Ma ei peljanud enam aeglust, ma ei kartnud valu. Ma ei põgenenud vaikuse eest, sest vaikuses kõneles elu. Iga inimene, keda kohtasin, oli nagu mina, kandes oma nähtamatut köit, oma mälestusi, oma pühasid sõlmi. Mõned sidemed olid värsked, mõned mädanevad, mõned lahti harutatud, aga kõigis neis oli igatsus olla nähtud ilma hirmuta. Ma hakkasin kuulama tõeliselt, ilma vajaduseta parandada, ilma tungita päästa, lihtsalt olla kohal nagu too naine kord minuga. Ja see oli armastus, mitte õrn žest või magus sõna, vaid valmisolek jääda, kui keegi vajab peeglit, et end lõpuks näha. Püha tee ei olnud kõrge ega kauge, see oli tolmune, see oli aeglane, see oli inimlik, aga see kandis elu. Ma ei kandnud enam köit kui koormat, vaid kui meeldetuletust, et kõik, mida olen sidunud, võin ma ka lahti armastada. Kui ma eksisin, ma peatusin, nagu naine õpetas. Kuulasin, võtsin vastutuse, hingasin, astusin uuesti. Iga päev sai palveks, iga pilk sai peegliks, iga side sai võimaluseks. Kas murduda või ärgata koos, sest punane köis, mis kord mind sidus, oli nüüd saanud teejooneks mu südames, kus ma kõndisin toons ja tasakaalus iseenda valgusega.